Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 113. osa kv.ee kinnisvara podcastist ja tänane külaline on kinnisvarajurist Eevi Hindpere. Tere, Eevi! Tere! Ja täna oli plaanis rääkida kinnisvaraobjekti varjatud puudustest ja vaadata seda siis nii ostja kui müüja vaatest, aga ennem kui me selle teema juurde läheme, Eevi, äkki paari sõnaga räägid, kes sa oled, millega sa tegeled? Mina olen kinnisvarajurist ja koolitaja ja olen aastaid olnud juristina kinnisvarabüroodes erinevates ja täna olen siis selline vabakutseline, nii et nõustan nii maaklereid kui kliente, kui käin ka koolitustel ja teen selliseid jooksvaid asju, mis siis ette tulevad. Väga hea. Ja varjatud puudused, et mina ise tehinguid ei vahenda nüüd ja selline varjatud puuduste probleemistik on kuidagi minu meelest väga aktuaalseks muutunud, et ma olen siin kuulnud siit, sealt ja kolmandast kohast, kus nähakse ikka kõvasti vaeva ja tuleb kõiksugu üllatusi ja siit siis ka plaan varjatud puudustest rääkida, et lisaks üks meie podcasti kuulaja vaataja soovis, et me seda teemat käsitleks. Kui me tahame varjatud puudustest rääkida, siis me peaks kuidagi nüüd selle mõiste avama, mis asi on varjatud puudus. Kuidas me saame defineerida, Eevi, mis on varjatud puudus? No juriidilisest aspektist vaadatuna tegelikult sellist mõistet nagu ei ole, on lepingu tingimustele mittevastavus. Et kui inimene ostab mingisuguse eluaseme, siis ta peab vastama elementaarsetele elamistingimustele. Kui ei vasta, siis tuleb sellest ka ostjat kindlasti teavitada. Aga Riigikohus on ühes kohtulahendis siis liigitanud need puudused, mida on võimalik siis avastada tavapärase ülevaatamise käigus ja need puudused, mis hiljem ilmnevad. Et võib-olla nad ongi spetsiaalselt varjatud, et näiteks oli selline juhus, kus majas oli keldris vamm, aga see vamm oli siis niimoodi ära lihvitud, puhastatud ja sein üle värvitud. Et see oli värskelt värvitud, et oli ilmselge, et seda taheti varjata. No see on niisugune väga klassikaline, eks ole, aga tegelikult tulevad ette ju igasugused muud puudused, mida võib-olla ka müüja ei teadnud, et lihtsalt ekspluateerimise eriti, kui alustatakse remondiga, et siis selle käigus nad ilmnevad. Nii et siis mõistet varjatud puudust nagu päris ei olegi olemas, on olukord, kus lepingu ese ei vasta lepingu tingimustele. Tingimustele, just nimelt. Ma oma mõistusega mõtleks, et mittevastavused saavad olla kahes kategoorias, et esiteks on mingid füüsilised probleemid ja teiseks on siis juriidilised probleemid. Kas on veel mingid liiki, kus probleemid saavad olla? No ütleme niimoodi, et kõige rohkem on levinud muidugi need tehnilised probleemid, et mingisugust konstruktsioonid või nagu ma siin tõin näitena selle majavamm või midagi taolist, aga peale selle on ka laiemalt Riigikohus pidanud neid varjatud puudusi siis lahkamas ja arutama, nagu näiteks kas korteriühistu toimib või mitte, kuidas on selle taristuga ümberringi, kuidas on naabritega läbisaamine, kas on seal kärarikkaid naabrid ja võib-olla öörahu rikkumisi ja igasuguseid muid selliseid tegureid, nii et see varjatud puuduste ampluaa on nii laiaks läinud, et tuleks tegelikult ostjalt absoluutselt kõigest teavitada, ka see, mis endale tundub, et see on nii normaalne, siis see ei pruugi ostja jaoks olla normaalne. Ma küsin, Eevi, kas üldse on võimalik, et mõnel kinnisvaraobjektil puuduseid ei ole? Ma ei usu. Ei ole. See, kes tahab leida pea, see leiab selle igal juhul. Siis, kui on täiesti uued asjad, ka nendel uutel asjadel ju ilmnevad puudused, et värskelt ehitatud, eks ole, et ikka siin on vajumis ja tekivad mingid praod, aga võib ka lihtsalt olla ka ehitatud halvasti, nii et igasugused asju tuleb ette. Kas sa mainisid elamispinda, eluruumi, kas on oluline vahe, kas me räägime elamispinnast või äripinnast või on temaatika suhteliselt sarnane? Tegelikult on ka juriidiliselt olemas vahe, aga vahe mitte selles mõttes, et nüüd elamispind või siis mitte eluruum, ütleme seal äripind, mitte selles tähenduses, siin nagu vahet ei ole, aga selles tähenduses, et kes on osapooled.
et kui on tegemist, eks ole, juriidilise isikuga, kellel on siis see tegevus ongi majandus- ja kutsetegevus, kas müük, ütleme siis eelkõige müük, aga ka ostja poole pealt, et kui see on ka temal ostetud siis majandus- ja kutsetegevuse eesmärgil, et siin on nagu see vastutuse erinevus, et ostjal, kes on juriidiline isik, tema peab selle asja ka koheselt üle vaatama, tal on hiljem keeruline esitada nõudeid, kui tavaline kodanik ei pea asja üle vaatama, seda nõuet seadus ette ei näe ja tema võib kõik need puudused hiljem avastada, siis juriidilisele isikule on pandud selleks kohustus, et tema peab üle vaatama. Et temal on, eeldatakse talle rohkem võimalusi, seal eksperte kaasata ja nii edasi. Aga loomulikult, kui ikkagi ilmnevad ilmselgelt, et on varjatud puudused, no siis ikkagi nõuet saab esitada ikkagi. Sa tõid Eevi välja, et kui ostja on nüüd jurrisik või eraisik, kas seal on ka mingi vahe, kas müüja on juriidiline isik või eraisik? Kui müüja on juriidiline isik, siis siin on seadusega ette nähtud sellised erisused. Kui me nüüd räägime sellest, et millal saab üldse nõuet esitada ja mis on nagu selleks kriteeriumis, siin on nagu mitu kriteeriumit, aga eelkõige on see, et see puudus, mis siis hiljem avastatakse, peab olnud olemas selle valduse üleandmise hetkel. Mitte nii, et sa asusid sinna elama või seal mingit bürood pidama ja siis sinu enda ekspluateerimise käigus on mingi puudus ilmnenud, vaid siin on eeldus see, et see pidi olema valduse üleandmisel olemas. Ja juriidilise isiku puhul eeldatakse, et 2 aasta jooksul see puudus oli olemas. Ehk 2 aasta jooksul ei pea tõendama seda, et see puudus oli. Kas üldine küsimus ka see otsa võib-olla, et kas on asjad niimoodi, et kui kinnisvaraturul hinnad lähevad üles, inimene ostab, ütleme näiteks siis korteri ja vaatab, et korter maksab 20% rohkem kui aasta või 2 tagasi, siis selline hinnatõus kuidagi kompenseerib tema meelehärmi ja siis, kui hinnad lähevad allapoole või turg seisab paigale, et siis tekivad sellised varjatud puuduste probleemid rohkem esile. Kuidas sa tunnetad? Mina nagu seda ei tunneta, pigem ma ütleks, et eks need varjatud puudustega seoses neid vaidlusi on olnud läbi aegade, juba alates sellest, kui võlaõigusseadus üldse jõustus, see oli 2002, eks ole, sellest on juba 23 aastat möödas, aga lihtsalt praegu tundub, et siin on ostjate teadlikkus palju kõrgemaks läinud, et nad teavad, et nendel on võimalik esitada nõudeid ja nad seda teevad ja kahjuks tihtilugu ma näen seda, et on ka pahatahtlikkust. Lihtsalt otsitaksegi puudusi. Aga lähme sissejuhatuse juurest nii-öelda asja juurde ja ma nüüd, Eevi, palun sult nõu. Oletame, et ma ostsin korteri, võib-olla ostsin ühe pere elamu ja ma nüüd siis hakkasin leidma sealt hulka puuduseid. Et ole hea, anna siis hinnang, et kas võiks käsitleda, et tegemist on siis lepingus kirjeldatule mitte vastavusega, eeldama, et lepingus siin neid probleeme mainitud ei ole, mis ma välja toon. Katus laseb vesi, vett tilgub. Kas on siis varjatud puudus või mitte? Siin tuleks ikkagi vaadata see asi üle, et kas ei ole juba nüüd ostja mingisuguse tegevuse tagajärjel, võib-olla on ta seal katuse peal käinud trampimas, üle vaatamas, mida iganes ise ära lõhkunud. Et siin on väga oluline on siiski see, et see puudus tuleb ju ära tõendada ostja, reeglina tuleb seda tõendada. Ja selleks on väga hea, kui kutsutakse kohale mingi spetsialist, kes selle hindab selle puuduse ära ja hindab ka ära, millal see puudus võis tekkida, et kas ta võib-olla oligi niimoodi, et ostja käis seal katuse trampimas või on ilmselge, et see on juba nii pude ja mäda olnud juba varem, juba mitmeid aastaid, et see on nagu väga oluline see tõendamise küsimus. Nii, järgmine teema. Minu meelest ahi ei tõmba korralikult. Vahest tõmbab, aga vahest jääb suitsu sisse. Jah, väga tüüpiline probleem. See katuse läbijooks on tüüpiline probleem. Küttekolded on väga tüüpiline probleem. Alas hiljuti mul üks selline vaidlus oli. Ja jällegi tuleb kohale kutsuda potsepp, kes vaatab asja üle ja annab oma hinnangu asjale. Aga mis on nüüd väga oluline, mille suhtes nagu ostjad kipuvad nagu eksima, on see, et nad ei teavita puudusest müüjat, vaid asuvad koheselt seda puudust kõrvaldama.
ja siis hiljem, siis kui on nüüd esitatud juba arve, ütleme seal Potsepp arve on esitatud, siis nüüd hakkavad müüjad seda raha sisse nõudma. Siis see on tegelikult viga, sellepärast, et tuleb kõigepealt ikkagi fikseerida see olukord ära. Isegi kui on võib-olla asjaga nii kiire, et ei saa võib-olla müüjad kätte või müüja ei reageeri, siis tuleks teha pildid kindlasti juurde või lausa video sinna juurde, et oleks võimalik tõendada, sest pärast seda tõendama hakata, kui sa oled juba selle puuduse ise juba kõrvaldanud või lasknud kõrvaldada, on juba keeruline. See vaidlus läheb palju keerulisemaks. Et see müüja teavitamine on väga oluline. Ma liigun oma nimekirjaga edasi. Leidsin kapi tagant hallituse objekti ülevaatusel, ma seda märgata ei saanud. Kas läheb? Täpselt sama, ikka läheb. Ja täpselt selline vaidlus mul ka alles hiljuti oligi kapi tagant. Võeti see kapp lahti, tegemist oli köögikappidega, taheti uued kapid panna ja siis tuli välja, et kõik see hallitab terve see sein, et seal olid nagu väga tõsised probleemid. Ikka täiesti varjatud puudus. Talvine soojapidavus pole minu hinnangul päris hea, ikka sama, et tuleb ekspert kutsuda. See talvine soojapidavus, selle kohta on olemas ka Riigikohtu lahendeid, et siin on ka näiteks ühes kohtuasjas on Riigikohus öelnud seda, et ostjale tuleb esitada küttearved. Ühesõnaga need majandamiskulude arved, mida tavaliselt korteriühistud esitavad ja nende pealt on ju näha, kui palju kütmise peale kulub. No iseasi on muidugi, kui on ahikütte, eks ole. Siis tuleks ka ikkagi teavitada, kui palju seda kütet kulub selle ahju kütmiseks, et soe ei oleks. Ja sellest on juba nagu näha, et kas see on soojapidav või mitte. Aga muidugi inimeste arusaam sellest, et mis on soe, et ühe jaoks on 18 kraadi toasoojus haigupalav ja teine tahab 25 saada, nii et see on muidugi ka väga erinev. Aga peamine on ikkagi see, et ostjad tuleb teavitada, näidata talle küttearvet ja siis ta saab ise teha järeldusi, et kas maja on soojapidav või mitte. Üks võimalus. Ja nüüd mul on üks pomm küsimus. Minu kodu sissepääsu teele tekib vihmaga suur poriloik, kuiva jalaga läbi ei pääse. Kas see läheb varjatud puuduste temaatikasse? Ma julgen öelda, et läheb. Sellepärast, nagu ma alguses ütlesingi, et see ampluaa on nii laiaks läinud, et kõiki ka selliseid väljaspool seda elamispinda või siis ka äripinda olevaid segavaid tegureid on hakatud ka varjatud puudustena arvestama. Tuleb üks naljakas lugu aastate tagusest ajast meelde, kus müüdi üks maja järve kaldal ja kui tuli suvi, siis seda järve enam ei olnud, siis tegemist oli hoopiski poriloiguga, aga väga suure loiguga. Okei, selge. Naabri koer ulub täiskuu poole. Ja, ka probleem, tõsine probleem. Aga naaber on siuke, kuidas öelda, kurivaim, et kui ma müüsin, siis tal koera ei olnud, aga ta võttis sel päeval, kui ma notariaalse tehingu tegin. Jah, aga siis ongi niimoodi, et seda puudust valduse üleandmisel ei olnud, eks ole. See koer tekkis siis, kui oli valdus üle antud. Või vahetult enne, eks ole, et veel ei julgunud. Naabri lapsed hüppavad batuudil ja kilkavad ja vahest käivad neil veel sõbrad-sõbrannad ka külas ja siis on kisakära veel rohkem. Ja selle üle kurdetakse, aga batuudil, aga kurdetakse ka selle üle, et minu pea kohal korteris on väikesed lapsed, kes kogu aeg jooksevad ja trambivad ja et mis siis nüüd sellega teha? Mis me siis teeme nende lastega? Lapsed on lapsed, eks ole, me ei saa nüüd ometi lastekodusse sellepärast ära anda. Laps tuleb, teatud asju tuleb ka lihtsalt taluda. Aga ongi nagu laste teema, et kui ma korteri, ütleme siis ma olen ostja kingades, kui ma korteri ostan, siis kas siis ülevalt naaber või naaber majalaps, et alles õpivad kõndima ja nüüd minul tuleb esimene suvi, tahaks nautida rahu ja vaikust ja linnulaulu ja mida kõike veel ja siis need kurivaimud on käima õppinud. Kas see siis on puudus? Lapsed olid olemas naabritel? Lapsed olid olemas, aga siis nad ei teinud seda lärmi, eks ole. Järelikult valduse üleandmisel seda puudust polnud. Ma loodan, et nüüd meie saate kuulajad vaatavad, ei loe siit mingeid minu hinnanguid välja. Mulle omal päris mitu last, nii et aga naabri krundil kasvab pärnapuu ja pärnapuu siis, kuidas öelda, nii-öelda nutab kevadeti mu auto mahla täis ja vaiku ja mis sealt kõike lendab.
õietolmu ja kõik kleepub kokku ja üks känkraks mu auto kui peale. sa seda tead, anna sellest ostjale teada. Okay. Kui see on olnud sinu jaoks probleeme, anna ostjale teada. Kui müüjaks on olnud võib-olla inimene, kellel ei ole autot, tema ei oska seda probleemi üldse näha. No, ma ei tea. Ma ütleks, et see on selline otsitud puudus, aga loodus on loodus, selle vastu ju ei saa. Aga jumal seda teab, mida kohus sellest võiks arvata, kui keegi peaks kohtusse sellise probleemiga pöörduma. Ja mis siis müüja saab teha, saeb selle puu maha või? No, põhimõtteliselt küll. Aga okei, et kui me looduse vastu ei saa, siis äkki me saame naabergrundil ehitamise vastu, et kui naabergrundile tahetakse Maxima ehitada, no kes käib Maximas, eks, et oleks vähemalt Selver või midagi sellist uhkemat, et see nüüd muudab minu sellist elukeskkonda, võib-olla piirkonna liikluskoormust ja kui ma nüüd ostjana oma, ütleme siis ühe pere elamu näiteks ostsin, siis ehitusõigus iseenesest oli olemas, mingi planeering oli olemas. Kuidas see siin haakub? Kui sina, kui müüja oled sellest teadlik, siis tuleb ikkagi ostjat teavitada. Kõige olulisem ongi see, kõikidest asjadest tuleb teavitada. Kõikidest asjadest, mis vähegi tead. Ja see, et sinna Maxima või ükskõik milline muu pood tuleb, ega siis vähe selles, et on rohkem inimesi seal käimas, on ju ka müra, eks ole, hommiku vara tulevad mingid kaubaautod, kes tekitavad müra, et see on tõsine probleem. Aga kui Maxima ei tule mitte naabergrundile, vaid tuleb ülejärgmisele grundile või tuleb nagu 100 meetri kaugusele, kas... Aga kui see ikkagi kostab sulle sisse, siis tuleks ikkagi sellest teavitada, kui see on juba olemas. Kui see nüüd tulemas on, siis tuleb lihtsalt öelda, et sinna tuleb nüüd uus pood, et võta või jäta. Aga kas ma peaks siis kuidagi selgeks tegema, et kui ma müün oma maja või korterit, et mis siis on, et kui suur ring peaks olema, et kus ma vaatan, et mis toimumas on? Ma isegi ei ostaks kuhugi vaadata. Mingit sellist normi loomulikult kuskil seaduses kirjas ei ole, et mis raadiuses siis nüüd peab olema, või tuleb lihtsalt lähtuda sellest, et selles elupaigas, mis on häiriv. Selles konkreetselt elupaigas. Et kui see kuskil on mingisugune, ma ei tea, ehitusplats või ka tõepoolest mingisugune tehas, mis müra tekitab, aga see sinuni ei kosta, no siis ei tohiks olla häiriv. Aga kui kostab, ütleme seal perioodiliselt, nagu ühes Riigikohtu lahendis oli, eks ole, et kõrval kinnistul oli kudumistsehh, mis ööpäevaringselt töötas, eks ole, ja tekitas nii müra kui vibratsiooni. Et seda Riigikohus pidas puuduseks. Aga kui ülejärgmisele grundile tuleb Maxima, täna veel ei ehitata midagi ja ütleme jälle, et notariaalse tehingu sõlmimise päeva järel, siis ütleme, järgmisel päeval hakatakse ehitama. Ega mul müüjana ju seal ei olegi aimdust, kas seal tuleb mingi mõju, mõju tuleb, eks, aga see on oluline, kas see on märgatav. Mul pole õrna aimugi, kui asi alles protsessi alguses on. Jah, aga kui sa ikkagi tead, et sinna see tuleb, siis oleks hea ikkagi ostjad sellest teavitada, kui sa tead. Ise nüüd juba selles, et kui sa ise ka ei tea, võib-olla ei tegele seal sellega, et sa uurid seal detailplaneeringuid ja et mis kuskile kavandatakse. Et tavainimene ju sellega tavaliselt ei tegele, eks ole, siis ta ei ole sellega kursis ja siin peab siis juba kohus oma otsuse langetama, et kas see nüüd on suur puudus, mille tõttu, mida see müüja siis ei saa nii likvideerida, ei seda Maximat ega mingit ehitusplatsi, aga siis saab hinna alandamist nõuda, eks ole. Et ega need on vaidlused, need on keerulised ja väga pikaajalised vaidlused. No, lülitume siis rohkem korteri ja korteriühistu vaatesse. Ostsin korteri, ütleme, aprillis ja juunis toimub korteriühistu üldkoosolek ja üldkoosolekul tuleb juhatus välja ideega suurendada remondifondi ja võtta majale laen. Eelnevalt ja see on esimene kord, kus selline info tuleb. Ja mina nagu vaatasin täpselt nagu sendi pealt oma eelarve, vaatasin üle ja ei tule mingi ühistu laene, ei mahu enam mu eelarvesse kuidagi ära. Kuidas siin peaks nüüd olukorda käsitlema, et mu kulud saavad olema hoopis midagi muud, kui ma eelnevalt eeldasin? Ja, aga siin ei ole küll müüja vastutust absoluutselt olemas, sellepärast, et kui see üldkoosoleku otsus oleks olnud enne müüki,
ja ostjad ei ole teavitatud, et tegelikult on plaanis võtta laenu, eks ole. No siis oleks probleem. Aga kui üldkoosolek toimus peale seda, siis siin ei ole küll müüja vastutust. Aga kui nüüd aasta tagasi ühistu koosolekul räägiti, et võiks nagu laenu võtta, aga kõik oli siuke võib-olla ja mis me sellega teeme ja siuke udune asi, idee järgus. Ja mitte konkreetne idee. Aga kui konkreetselt ei ole, siis ei olegi midagi teha ja see läheb juba tavalist rada, et tuleb koosolekul käia ja hääletada, kas siis ollakse selle laenu võtmise poolt või vastu, nii et siin nagu väga palju müüjale nüüd küll mingit vastutust ei saa üle kanda. Kui ühistu üldkoosolek toimub kas täielikult või enamuses mingis võõrkeeles, mida mina ainult riigikeele valdajana ei valda? See on iseenesest probleem, sellepärast, et siin on olnud ka kohtulahendeid selles osas, et iseenesest see üldkoosolek on otsustusvõimeline vaatamata sellele, see on võõrkeeles, aga inimesele peab olema tagatud emakeeles arusaamine, millest räägitakse. Aga kui seda ei ole? Kui seda ei ole, siis on see asi vaieldav. Sest et nüüd meil siin seda keeleseadust ju ka paar aastat tagasi muudeti, nii et kõik ühistud dokumentatsioon ja asjaajamiskeel on ikkagi eesti keel ja kui koosoleka toimub seal, ma ei tea, inglise keeles või vene keeles, et siis sellele emakeelt valdavale inimesele peab olema siis tagatud ikkagi see arusaadavus. Vastasel juhul võib pöörduda kohtusse. Okei, ütleme nüüd niimoodi oli, et ostsingi omale kodu, ütleme niimoodi aasta tagasi, siis tuli üks probleem ja siis tuli teine probleem, ma mõtlesin, raputasin pead ja surusin hambad kokku, tühja ka. Siis tuli 3, siis tuli 5, siis juba 10 ja nagu Peeter Tooma laulis, et ükskord prahvatab vimm, mis kogunenud salaja, et nagu üks probleem kuhjus teise otsa. Ja mu kannatus katkes, et mis ma nüüd siis niimoodi kuidagi kokkuvõtlikult, mis ma nüüd siis tegema peaksin? See on nüüd iseenesest probleem. Meil on nõude aegumistähtaeg lepingust tulenev on 3 aastat ja kui nüüd koguda kogu aeg neid puudusi ja siis ükskord enne, kui siis 3 aastat hakkab juba nagu täis tiksuma, eks ole, siis alles nõue esitada, siis siin on olnud kohtud ikkagi arvamusele, et siin sa kaotad nõude esitamise õiguse. Sellepärast, et seadus näeb ette, et sa pead koheselt müüjat teavitama ühest või teisest puudusest ja kui sa oled sellega viivitanud, siis sul selleks enam ei pruugi õigust jääda. No, muidugi otsustab jällegi kohus vaidluse puhul, aga selle kohta on vaidluseid olnud. Et toon ühe kohtu case'i näitena, et inimene kolis korterisse sisse ja läks 2,5 aastat möödas ja siis ta esitas nõude, et aknad puhuvad läbi, nii et kardinad liiguvad ja naabrimehe köhimine on kuulda ja rida igasugused selliseid puudusi. 2,5 aastat elad korteris sees ja nüüd äkki avastad, et naaber köhib ja aknad puhuvad läbi. Et siin kohus jättis asja rahuldamata. Aga kas olukord on erinev, et üks asi on teavitamine, et lihtsalt ma teavitan, et siuke probleem on ja siis nõude esitan näiteks aasta hiljem. Oluline on teavitamine. Oluline on teada anda, et selline puudus on ja et võta midagi ette või leiame mingi kompromissi. Ja nüüd, kui müüja ei reageeri, siis on juba see tema probleem, et ei reageeri. Siin saab 3 aasta jooksul nõuet esitada küll. Okei. Põrkaksid nüüd müüja vaatesse. Et ma olen nüüd kinnisvara müüja, tahaks korteri, ühe pere elamu maha müüa. Ma ei saa ju nagu teha nagu mingit 5-leheküljelist dokumenti, kus on kõik need asjad kirjas, mis on viltu. Ostja ei osta siis. Miks ei saa? Saab ikka teha ja tulebki teha. Minul on praktikas olnud sellised asju, kus pannakse üksipulgi kõiki kirja ja siis ma olen ka vaadanud pealt mõelnud, et millal see ostja nüüd püsti tõuseb ja minema läheb. Ei, mitte midagi. Kõik on kirja pandud. Ma kardan, Eevi, et sa räägid lepingust, aga kui ma nagu kas ma pean kuulutuses ka juba välja tooma või peab olema lepingus välja toodud või kus etapis peab ostja olema informeeritud? Kuulutuses kindlasti ei tohi asju üle ilustada, ehk ei tohi olla valet.
kui kuulutus ei vasta tegelikule olukorrale ja müügilepingus ei ole seda nüüd, ütleme siis nüüd tühistatud, eks ole, seda vale informatsiooni, siis on kuulutus iseenesest müügilepingu osa ja ostja saab esitada oma nõudeid. Nii et selle kuulutusega tuleb ka olla ettevaatlik, aga loomulikult arvestades nüüd müügistrateegiat, et kui sa paned kõik need puudused sinna kuulutuse kirja, no esiteks sa ise ütled, et siin 5 lehekülge, eks ole, no mis kuulutus see tuleb, keegi ei suuda seda lugedagi mitte. Ja sellised on muidugi keeruline müüa, aga hilisemalt, kui juba tekib ostuhuviline, et siis tuleb talle ikkagi nii palju kui võimalik ikkagi nendest puudustest teada anda. Või siis välistada nõudeõigus. Aga see muidugi kokkulepe, siin peab ostja sellega nõus olema. Välistamise juurde tuleks võib-olla hiljem, aga et ma panin kuulutusse, et olemas on korteriühistu ja ei öelnud, et toimib korteriühistu, eks, mis on mingi siuke kuidagi stampväljend ja hiljem nagu, kas ma siis peaks mainima, et üldkoosolekud ei toimu korrapäraselt ja aruanded on esitamata või... Tuleb mainida kindlasti. Aga kas ma peaks rääkima, ma peaks meilima info või peaks olema ikkagi notariaalses lepingus kõik või mis moel peaks olema info edastamine? No minu isiklik arvamus on siiski selline, et suuline seletamine ei maksa mitte kõige vähematki. Pärast on sõna vastu, ütleb, et sa pole rääkinud ja tõenda sa siis nüüd ära, et tegelikult rääkisid, eks ole. Et tuleb kirja panna. Taasesitamist võimaldav vorm täiesti sobib meili peale, aga no ka meili peale kirja panemine eeldab seda, et sul peab olema tõendusmaterjal, ta selle meiliga kätte sai. Ehk ta peab sulle siis vastama. Ja loomulikult soovitatakse ka müügilepingusse siis kõik kirja panna, et notar siis kirjutabki sinna juurde. Mul oli ka üks selline juhtum praktikas, kus müüja pani ilusti ise kõik kirjad, et tema on ise ehitanud, aga et tema ei ole mingisugune spetsialist, et tema võttis lihtsalt käsiraamatu appi ja käsiraamatu järgi ehitas ja et seal võivad olla igasugused, ma ei tea, mis puudused ja notar ei hakanud seda isegi lepingusse ümber kirjutama, vaid õmbles selle tema enda kirjutatud selle puuduste lehe sinna lepingusse sisse. Nii et on võimalik ka niimoodi teha, aga oluline on see, et kui tekib vaidlus, et sa saad ära tõendada, et ma ju rääkisin. Et sind on teavitatud, et suuliselt jääb väheks. Ja kujutame ette, et on mingi puudus, ma nüüd tahan vara müüa, kas näiteks fotodega kuidagi fikseerimine, videotega? No võib iseenesest küll, aga kui on ikka puudusest teavitatud sellel moel, et sa oled nagu öelnud, et vaat siin on see ja see probleem, ma arvan, et siin on nagu fotot eraldi juurde vast ei ole vaja. Okay. Siin on juba ostja peab hakkama tõendama seda, et vaat nüüd ta teeb selle foto ja näitab sulle, et näed, vaata, siin on see puudus, see on juba pigem ostja rida. Okei, nii, ma olen nüüd kinnisvara müüja, ma müün ühe korteri, mida ma andsin üürile. Ma pole selles korteris mitte kunagi elanud, mul puudub mingi vahetu kogemus. Ma ju ei tea, mis puudused on. Kas selline olukord on müüja jaoks mingilgi moel kuidagi vabandatav, et ta ei pidanudki teadma, et mingi probleem on? Paraku mitte, vastutab ikkagi müüja ja sellise probleeme tõesti esineb, et inimene on näiteks saanud pärandvarana selle kas korteri või maja ja ta ei olegi seal kunagi elanud, tal pole õrna aimugi, mis seisukorras ta on, aga vastutab ta ikka, kui ei ole siis jällegi seda vastutust piiratud. Nii. Ma nüüd kinnisvara müüja kingadest astuksin kinnisvara maakleri kingadesse. Olen kinnisvara maakler, vahendan objekti ja tsiteerides klassikuid ehk Sindevi, igal objektil on mingid puudused. Kuidas nüüd maakleri tegevus ja puudustega objekt omavahel haakuvad? Millised on tegevused, mis maakler peaks tegema? Milline on maakleri vastutus? Maakleri vastutus on eriti terav siis, kui maakler käib ise objekti näitamas, nii-öelda võtmed käes on temal. Et seda tihti tuleb ette, et omanikud niimoodi maaklerit usaldavad ja maakleritel isegi kangesti meeldib, et ei ole omanik seal ise nagu segamas selle müügiprotsessi käigus.
siis siin võib küll tekkida selline olukord, et kui nüüd maakler on midagi ilustanud või midagi, kui ta teab, et seal on üks või teine puudus, aga jätnud selle nüüd ostjale rääkimata ja pärast seal müügilepingus ka seda ei fikseeritud, et võib-olla müüa lihtsalt, oli pabinas, ikka tehingu tegemisel on inimene natuke rohkem närvis ja nagu ka ei tulnud selle pealegi, et müügilepingusse siis ära fikseerida need mõned puudused. Et siin võib tekkida küll olukord selles, et kui müüja vastu esitatakse nõue hilisemalt, et siis ka müüja saab omakorda maakleri vastu nõude esitada, kui maakler on nüüd teadlikult jätnud nüüd ühe või teise puudusest ostjat teavitamata. Aga selleks, et nüüd maakler ei saa ju ka vastutada lõpmatuseni, ega maakler ju ka ei tea, mis seisukorras see on ja ka seal naabrid on lärmakad või mitte, et kui tema käib vaatamas, on inimesed kõik tööl ja kõik on vaikne ja rahulik, aga öösel toimuvad siis igasugused sellised pahad asjad. Et mina nagu soovitan, kui maakleri leping sõlmida, siis võib-olla lisada sinna lepingule juurde ka selline lisaleht, kus müüja paneb ise kirja, milliseid puudusi ta ise teab. Ja allkirjastab ka, et siis maakleri vastutus on sellega piiratud, et ma nüüd neid teadsin, aga seda, mida sa mulle ei rääkinud, seda ma ei saanudki teada, et siin nagu see vastutus kaob ära. Aga maakler muidugi kui professionaal, et temal on ka suuremad oskused ja võimed ka registreid vaadata, ka neid samu detailplaneeringuid, et kas sinna Maxima ikka ehitatakse või mitte või midagi taolist. Et temal on nagu seda oskust rohkem ja see vastutus peaks olema maakleril ka suurem. Et ei saa minna ainult selle müügistrateegia peale, et peaasi, et saab asja ära müüa ja maakleri tasu kätte. Ma arvan, et siit seda lõiku nüüd peaks maaklerid 2 korda kuulama üle, et see oli, ma arvan, väga, väga oluline nõuanne kinnisvara maakleritele. Liigume siit edasi. Evi, ma müün objekti ja ma nüüd ei ole pahatahtlik, aga ongi nagu üks probleem teise otsa ja ostja nagu teab ka. Kuidas ma saan välistada, et ma müüngi asja nii, nagu see on. Inglise keeles öeldakse siis, et kas see on üldse võimalik? See siis mulle väga ei meeldi, sellepärast, et see on nii umbmäärane, et ma pigem, kui ma nüüd võin öelda, eks ole, et siis on võimalik ju piirata või ka välistada õiguskaitsevahendi kasutamise. Et lepitaksegi sellised kokku, et ostja on teadlik, et ma ei teagi, mis probleemid siin võivad olla, see on võib-olla tõesti minu pärandvara, ma ei ole seal kunagi elanud, mul pole õrna aimugi, mis ta on, et osta nii, nagu ta on. Aga me lepime kokku, et sa mulle nõudeid ei esita või kui on mingid nõuded, näiteks siis piirame võib-olla mingisuguses rahalise ulatuseks, paneme paika või siis välistame. Aga selle välistamise juures on ka niimoodi, et kui ka välistada nüüd õiguskaitsevahendit, siis ega see ei ole nüüd ka 100% garantii, et sinule nõudeid ei esitata, sest et kui ostja nüüd ikkagi avastab mingisuguse puuduse ja suudab ära tõendada, et sa tegelikult olid teadlik sellest, aga sa ei öelnud mulle, siis ta saab ikkagi selle nõude esitada, nii et 100% garantiid ei ole. Kuidas, ütleme, ma müün hurtsikut, sõna otseses mõttes hurtsik, ahi ei tõmba ja katus laseb läbi ja aknad lasevad läbi ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et sellisesse nimekirja alati kuskil leiaks veel mingi probleemi, et tapeet oli nurgast lahti ja nii edasi, et kas siis, ma ütleks, et kas siis sihukest asja ongi nagu võimatu müüa ilma riskita, et ostja mulle mingi nõude esitab, et ma müüngi remonti vajavat objekti või kapitaalremonti vajavat objekti või? No need mõisted remonti vajavad ja kapitaalremonti vajavad oma pigem sellise väga kehva, nagu sa ütlesid, hurtsiku müügi puhul paneks üldse, et ta on elamiskõlbmatu, sellepärast, et müügilepingusse tavaliselt pannakse ka see ostja eesmärk, milleks ta ostab, et kui on eluruum, siis ta ostab elamiseks ja siis ta peab ju vastama elementaarsetele elamistingimustele. Muidugi eeldusel, eks ole, et me ei saa nõuda vanalt asjalt nüüd tänapäevaseid mingisugused ehitusnormide täitmist ja nii edasi. Aga näed, nüüd läks mõtte käest ära. Et ei saa oodata vanalt asjalt normidele vastamist, et inimene ostab elamiseks. Ja, et sellisel puhul, kui see on ikka väga kehvakene, siis paneks lihtsalt kirja, et ta ongi elamiskõlbmatu või vajab lammutamist.
Siin muidugi tekib probleem selles, et kui inimene tahab osta seda, ta teab, et see on kehv ja seal peab hakkama kõvasti remontima, et ostab laenuga. Et siis panna seda, et ta vajab lambutamist, mis selle peale siis pank nagu arvab, et temal on ju see maja ikkagi tagatiseks, eks ole. Et pank ei pruugi nagu sellega nõustuda, et siin on jah selline libedal jääl liikumine jällegi, ütleme. Sellest me nüüd rääkisime just, aga kordaks selle üle, kui ma soovin enda vastutust välistada, siis ma peaks esiteks kõik puudused üles lugema ja siis ikkagi ma saaks lepingusse panna õiguskaitsevahendit välistamise, et ostja ei tule mu kallale. Välistamise või piiramise. Või piiramise, jah, aga see siiski ei pruugi olla lõplik. Ei, 100% garantiid ei anna. Nii et igal juhul mina soovitan kõik puudused, mis sa tead, pane kirja. Ja see, mida sa ei tea, ei oska absoluutselt aimata, et siis leppige kokku, et välistate selle. Aga üks asi, mis meil on täna rääkimata, et mina nagu väga soovitaks müüjatel tellida ekspertiis selle seisukorra kohta. Meil on täna olemas mitmed väga toredaid firmasid, kes selliseid ekspertiise teevad ja nemad nagu vaatavad selle asjatundja pilguga selle objekti üle ja panevad kõik kirja, mis puudused on, mida tuleks parandada ja kuidas ja nii edasi. Et loomulikult see maksab, aga see maksab igal juhul vähem kui see nõue, mida hiljem hakkab siis võib-olla ostja siis nõudma. Kuid muidugi ega see ekspert ka ju ei võta laudist lahti ja põrandat üles, eks ole. Et sinna alla ta nüüd küll ei näe, aga palju probleemid võib-olla sellega ikkagi ennetatakse. No ma tegelikult oleks tahtnud ise just eksperdi juurde jõuda, astusid must sammu võrra ette. Kas ekspertiisi peaks tellima ostja või müüja? No mina telliks müüjana selle ekspertiisi, sellepärast, et kui ostja tellib, siis sõltub sellest, millal ta selle tellib. Kui ta tellib enne müüki, siis on okei, siis ta saab teada kõik need probleemid. Aga kui ta selle pärast tellib, siis on ju ikkagi nõuded. Aga nüüd on siis ekspertiisiga on, eks, et üks asi on tehniline inseneri ekspertiis, aga siis peaks tellima paralleelselt mingi juristi ekspertiisi, sest ma arvan, et see, kes tuleb mul ja mõtleb, kas laudist avada, kas ahjutõmmet kontrollida, see ekspert tõenäoliselt ei mõtle liiga palju ümbruskonna detailplaneeringute ja ehitusõiguste peale. No ma siin pigem juristi asemel võtaks ikkagi endale ühe korraliku maakleri, kes need kõik, ütleme, selle tausta siis ära kontrollib. Korralik maakler, see on hea soovitus. Aga ütleme nüüd, ega vist müüjad siin nagu vaidlejad ei ole sellises olukorras, kui mingid varjatud puudused on vaidluse algatajad, ütleme niimoodi, et pigem siis ongi ostjal kuskil, kuidas öelda, tuleb karikasse viimane tilk ja on siis hulka probleeme, võib-olla ka ainult üks probleem tekkinud. Mis siis on need peamised teed? Need käisid küll jutust läbi, et mis sammud võiks siis ostja läbi käia, et räägime selle lühidalt üle. No nagu ma ütlesin, et kõigepealt tuleb müüjat teavitada. Et selline puudus on ja anda talle siis mõistlik tähtaeg selle puuduse kõrvaldamiseks. Kui on normaalne müüja, siis ta tuleb vähemalt kohale ja vaatab siis üle ja lepitakse mingisuguses kompromissis kokku, et kas ta siis üritab asja parandada või ta kompenseerib midagi aga kui nad kokkuleppe absoluutselt ei saavuta, müüja eitab, et ei, mina ei tea mitte midagi, mina selle eest ei vastuta, no siis on oht selles, et asi jõuab kohtusse. Aga ostjal on see tõendamise kohustus, nagu ma ütlesin, väga-väga oluline. Et ta peab kindlasti suutma ära tõendada, et see ahi ikkagi tõesti ei tõmmanud, ehk potsepp peab tulema ja tegema mingisuguse akti selle kohta ja kui siis nagu minnakse nende
nende kahju hüvitamiste peale, siis sellistel puhkudel on nagu kaks võimalust, et sa esitad müüjale siis ütleme näiteks mingi hinnapakkumise, ütleme see Potsepalt, eks ole, et selle ahju korda tegemine läheb nii ja nii palju maksma ja siis sa saad selle hinnapakkumise taustal, eks ole, siis nagu selle nõude esitada või teine asi on see, et ongi uues nii külm, ei jõua midagi ära oodata, et ma kohe kiiresti lasen selle ära parandada ja nüüd mul on olemas juba arve, et võt nii palju on mul see kahju nüüd tekkinud. Et seda nagu on võimalik siis ikkagi tekitada ja kui nüüd müüja ikkagi ei ole nõus seda kinni maksma, no siis läheb asi kohtusse ja kohtus siis sõltuvalt sellest, millist õiguskaitsevahendit siis kasutatakse, ka siis hinna alandamist või kahju hüvitamist, et siis tuleb juba kohtus hakata kõike seda tõendama, et see puudus oli valduse üleandmisel olemas, et sul on tõendusmaterjal ka tõepoolest nende kulude suhtes, sest et kulud peavad olema dokumentaalselt tõendatud kindlasti, et see on nagu paika pandud. Hinna alandamine on nüüd natukene teistmoodi õiguskaitsevahend, et hinna alandamine on peamiselt siiski siis, kui me ei saa nagu puudust kõrvaldada. Aga kui me oleks teadnud, et see puudus on, et siis me ei oleks selle hinnaga ostnud. Noh, toon selle sama näite, eks ole, see kudumist seal kõrvalkinnistul, mis tekitas müra ja vibratsiooni, et kui oleks ostja sellest teadlik olnud, siis ta oleks kaubelnud selle võrra hinda alla, et noh, see on ikkagi häiriv. Päris osta ikkagi tahaks, aga no siis ei ostaks. Sellepärast, et ega siin ei saa ju müüa niikuinii mitte midagi peale hakata, ta ei saa ju seda kudumissehhi ju kinni panna. Et sellistel puhkudel, no neid näiteid võib veel tuua, kus on nagu mõistlik pigem hinna alandamise peale minna. Aga see eeldab muidugi ka seda, et jällegi mingi spetsialist peab andma siis hinnangu, et selle puudusega oleks selle hind olnud siis selline. Sa nüüd meie saate alguses päris mainisid ka varjatud puuduste teema kuritarvitamist. On sul siin mõni siuke praktiline näide tuua, et kuidas siis ma eeldan, et ostja hakkab tekitama probleeme, mis võib-olla nagu on pastakast välja imetud või mis oleks pidanud olema tema jaoks selged, aga ta väidab, et see ei olnud selge? No peamiselt ikkagi vanad asjad ost, kus hakatakse siis nõudma seda, et ta peab vastama, ma ei tea, mis tingimustele, eks ole, no ostad 100 aastat vana maja ja siis tahad, et ta oleks siis kaasaegne ja kõik kenasti ventilatsioon töötaks ja soe ja pidavus ja kõik oleks, et noh, siin on ka Riigikohus seda rõhutanud, et vana asja ostmise puhul ei saa selliseid nõudeid loomulikult esitama hakata või siis sama näide, eks ole, et lapsed seal üleval kogu aeg trambivad, no mis me siis nüüd teha saame nende lastega, laps on laps, et vaat sellised absurdi nõudeid, neid ikkagi kahjuks on. Okei. Kuule, aeg on kiiresti jooksnud, peaks selle asja kuidagi kokku võtma ja ma saate lõpetuseks alati ikkagi külalistelt küsiks mõne soovituse või nõuande või mõtte. On sul midagi siis varjatud puuduste osas saate kuulajatele, vaatajatele kaasa anda? No ikka tahaks müüjatele panna südamele selle, et ärme varja nüüd mitte midagi. Kõik, mis sa tead, et puudused on, anna nendest ostjale teada. No olgu, läheb see ostja ära ei osta, sest et puudusi on palju. See on igal juhul parem, kui et ta pärast sulle nõudeid esitab. Noh, me kõik kahjuks teame Jan Uuspõllu probleemi, eks ole, mis päädis eraisiku pankrotiga. Et noh, on seda siis tarvis, eks ole, sest et ega siis, kui tekivad ka mingisugused nõuded, siis paraku müüjale ei ole seda õigust antud, et tema pöörab selle tehingu tagasi, eks ole, tema taganeb lepingusse, on ainult ostja õigus, kui ta seda teeb. Aga kui ta seda teha ei taha, siis ta saab esitada ju kahjunõudeid ja need võivad tõepoolest olla väga-väga kõrged. Et ikkagi panna südamele, et mitte midagi ei varja, ka vaatame, et maakler midagi ei ilustaks ja kui ongi ilustanud, siis välistame selle reklaamis ülearu üles siis kiidetud fakti, eks ole, müügilepinguga välistame selle ära, et see jääks müügilepingu osaks. Et pöörame nagu nendele asjadele siis nagu rohkem ikkagi seda tähelepanu. Sest nojah, et tegelikult võiks ju kõikide turuosaliste huvides olla, et turg toimiks ilma konfliktideta ja võimalikult läbipaistvalt, et see oleks kõigi turuosaliste võitni ja ostjatel kui müüjatel kui arendajatel. Et võib-olla selle hea soovituse või nende heade mõtetega tõmbamegi siin otsad kokku. Väga tänan sind, Eevi,
täname kõiki kuulajaid-vaatajaid ka, et oma aega meile pühendasite. 113. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Kinnisvara jurist Eevi Hindberg aitas siis lahata meil varjatud puuduste teemat. Kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina, aga head kuulajad-vaatajad, kui teil on mingeid teemasid, millest me saates võiks rääkida, tänanegi teema on kuulaja-vaataja soovituse peale mängu toodud, siis andke aga teada, minu kontaktid leiate või võite oma mõtted saata ka klienditugi@kv.ee meiliaadressidele, et kui häid mõtteid tuleb, proovime siis nendega tegeleda ja ega siis midagi, kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides, seniks head suve jätku ja elage hästi. Kõike head!